Please remain standing for the national anthem of Estonia. Belgia naiskonna liikmed täna kuidagi midagi meile ütlema ja kehtestama hakata, loodame, et mitte, loodame, et Eesti lirtsub jõuliselt ning siin on nüüd Eesti oma väravale lähedal ja nii see ka juhtub. 10. minutil Eesti naiskonna oma väravast asub Belgia seda kohtumist 1-0 juhtima ning 10. minutil on siis Ricochet karistuslöögile niimoodi reageerida ning siis jõudis pärale ka Pille Raadik, kes selle lahtise palli ära klaaris. Belgiale siiski nende kolmas nurgalöök, mis lendab esimesse posti ja pall karistusalas lahtine ja teine on olemas. Kahjuks nii on. Nii on, värav sellest olukorrast fikseeritakse ning Belgia naiskond asus seda mängu ikkagi 37. minutil 2-0 juhtima. Rünnakaga vasakult äärelt Lorca Van de Putte kõrge kaarega tsenderdus ning kenasti võidavad Belgia naised selle ja see on suurepärane värav Belgia naiskonnalt. Janice Kaiman võidab õhuduelli ning lükkab palli Elke van Korpile, kellelt tuleb 3-0. Väga hästi mängitud rünnak Belgia naiskonnalt ning Elke van Korp teeb seisuks kiiresti ja täpselt Aliin Seler. Sööb karistusalasse ning sealt tuleb ja neljas värav ja superlöök. Superlöök Janice Kaimanilt terava nurga alt ja ette üles ristnurka ning Belgia asub 65. minutil seda kohtumist 4-0 juhtima ning siin ei jää midagi muud üle kui kiita Janice Kaimani meisterlikust. Suurepärane löök Belgia naiskonna. 0 punkti, 0 väravat oleks tõesti väga nukker ja siit tuleb 5. Siit tuleb 5 ning Janice Kaiman lööb oma teise värava selles mängus ja Belgia 5. Ehk et see, millest sai ka räägitud, et Eesti naiskonna ilmselt kehvem füüsis siin võib hakata mängu lõpus mängu Serbiaga ja Eesti ei ole Inglismaa jaoks vastased, kes peaksid neile ohtlikult tunduma. Aga sellega on kohtumine siin Tartus ka lõppenud 2000.